Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu ees. Tänases saates. Oreneb tüübist. Lähme vaatame, mis sinine tiim mõtleb. Mis jutt see on? Aga siis, kui... Neil on terav täna. Teeme aplausi. Oh issand, ma tean seda ja ma ei tea, kuidas selle küsimus on. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Meie saade on nagu ikka, meil on 2 tiimi. Punane tiim on kapteniga Sandri Õigo. Sandri kõrval on laulja, kitarrist, kirjanik, saatejuht ja seda kõike ja paljugi veel. Daamid ja härrad, Mihkel Rau! Ja meie sinises tiimi kapten on teist hooaega järjest. Meie kõigi lemmik, Teele Viira! Ja Teele kõrval on absoluutne reklaamimaailma legend ja loovjuht Urmas Vilman. Tere tulemast saatesse. Ma arvan, et lähmegi kohe esimese küsimusega. Küll me saame teiega tutvuda, saame lähemalt sõpradeks ja saame kõike teada. Aga kõigepealt me tahame teada, mis on meie saate esimene küsimus. Miks ma seisma pean? Meil on eelarvelised muudatused, meil enam tool ei ole, aga see-eest meil on ekraan. Nii et Karl, mis on meie esimene küsimus? Esimene küsimus. Mille jaoks on paljudel sisalikel 3. silm? Mille jaoks on paljudel sisalikel 3. silm? No, kes tahab alustada? 3. silm on vaja selleks, et tarokaarte panna, nagu timmerid. Ma arvan, et sisalikud... Kas sa tood siin paralleeli sisalike ja timmerite vahel? Kas sa just praegu ütlesid? Mina ei ütle seda. Kristi või Merili, kumb sinu teada sisalik on? Ja vali oma sõnu hoolselt, sest nad on nagu väga kiired Delfisse kirjutajad. Mu pähe lihtsalt tuli esimene pilt sisalikust, kes paneb tarokaarte. Aga Urmas, mis su esimene mõte oli? Ütle ausalt, mis oli esimene mõte? Esimene mõte oli see, et ma mõtlesin, kui mind siia nagu kutsuti, siis ma mõtlesin, et mul on üks siuke lugu on, et mul on naise vend, kelle nimi on Priit ja kui ta oli keskkoolis, siis tema oli nagu Rahumäel või Hiiul õppis ja tal olid sõbrad ja nende kõige parem hinnetunnistus oli kohe 3. See on ikka nagu 3-pallisüsteemis oli ja see 3 oli kõige parem. Ja siis nad avastasid, et on üks Eesti Televisiooni saade, reis ümber Euroopa ja nad läksid sinna, 3 mehed läksid sinna saatesse. Nad olid samasuguses kohas, neil olid lauad ja kuna siis nad, ja nende tiimi nimi oli AVP Trio, siis Allan, Viljar ja Priit. AVP Trio ja siis kui küsiti, siis AVP Trio alati vastas niimoodi, AVP Trio jääb vastuse võlgu. Et me saame täna seda teha. Aga siis oli üks kord oli niimoodi, kui Viljar ütles, ei, ma tean, ma vastan on. Ja küsimus oli selline, et kes oli Itaalia president, kes on. Siis Viljar ütles, et ma tean, Rooma paavst. Et ja siuksed nalju tuli palju ja lõpuks nad ajasid selle laua ümber, et see salvestus peaks olema kuskil olemas. See on meie tiimi plaan täna. Ja. Lauda on päris kerge ümber ajada. Urmas ja Teele duo jääb vastus võlgu. Väga palju infot ja mitte ühtegi vastust. Läheme edasi punase tiimi juurde. Miks see skoor miinustesse? Mul on sellele küsimusele ärakordselt lihtne vastata, sest ka mul on 3. silm. Ja see on tagavaraks. Juhul, kui üks 2 peaks tuksi minema, siis tuleb mängu. See on umbes see, et sul on autol 5 ratast. Täpselt sama asi, kui üks peaks katki minema, siis saad võtta ja panna selle asemele. Nii et õige vastus saab olla ainult see, et sisalikul on 3. silm selleks, et see võtta kasutusele siis, kui kumb või mõlemad katki lähevad. Vale vastus kahjuks. Mis jutt see on? Mul on muu kirjas. Kes julgeb üldse Mihkliga vaielda, kui ta pakub vastusevariandi? Ma tean seda vastust. Ma ka praegu kuidagi kaldan Mihkli poole. Kuidagi see enesekindlus on palju tugevam kui see, mis sul on. Ja sul on õige vastus. Kus sa võtsid oma õige vastuse? Kellega sa västisid? Ma annan vihje. See on pealae peal. Meil on siin taga. Kus mujal? Loomulikult. Ma saan aru, et ma kaevan oma enda auku sügavalt. Taha vaatamiseks, taha vaata peegel. Täpselt selle jaoks, et kui kõrbesse eksinud mingi vend, kõht on tühja, tuleb taga ajama sisaliku, siis ta sisalik saab põgeneda, kui ta näeb.
Ma pigem arvan, et see on selleks, et sisalik on ju tegelikult ilus loom, eks ole. Nagu inimeneski tahab ennast vaadata, inimene peab minema... No on ju! Just. Ja selleks, et oma ilu nagu täies ulatuses pidevalt jälgida, kaeda ja tunnistada, on tal see kolmas, nii ehk hea olemas, aga tal on loomulikult teatavad turvafunktsioonid ka, jah, tõepoolest, nagu teile ütles, kui keegi ründab. Ja kuidas ta tuvastaks, kui keegi ründab? Vaatab kolmanda silmaga selja tagant. Aga see ei ole tavaline silm. See on kolmas silm. See on kolmas silm. Kas ta mingi kolmas näeb öösel või midagi või? Ei ole see ka. Vaikselt hakkab loogikat juba otsima. Kujuta ette, sul on keegi selja taga. Mis tekib? Vari. Siuke väike tead ärevus. Vastus. Jah. Varju nägemiseks. Tubli Mihkel. Aplausi. Mihkel ikka tunneb sisalikke kahtlaselt hästi. Tõepoolest, õige vastus on varjude tuvastamiseks. Paneme siin... Oota, seletan. See on kolmas silm on siin selja kukla peal ja see tunnetab varje ja valgust. Et kui keegi on sinu kohal, nagu vaata, tema kohale kohe ründamas on, siis ta on, kohe midagi ründab ja siis jookseb ära. Siis see suur pikk jookseb ära. Väga mõnus. No võt, aga ma arvan, siis läheb punase tiimil läheb esimene punkt kirja ka või? Teeme nii. See oli punkti väärt. See oli... Aga me võime kuskilt alustama. Sorry, me ei taha see punkti ära. Sest me vastasime korrektselt. Miks me siis punkti ei saa sellest? Loomulikult saame. Läks esimene punkti, keda meil läks ka väga hästi. Ma ei ütleks, et ta väga hästi läks, aga... Stiili praegu. Täpselt. Aga vähemalt saime teele. See oli igatahes lähemal vastusele, kui meil siit poolt või. Siin meil väga palju infot saime. Aga ta oli ametlikult kõige pikem lugu, mis ma elus kuulin. Aga vähemalt meil on nüüd tiimi liigutused olemas. Ja, aga teil on juba kuradi pool kohvrit maha kukkunud. Aga tegelikult ju Urmasel on veel liigutusi. Sul on ju legendaarne poos. Näitame korra publikule ka, et võib-olla kui me sinu liigutustest räägime. See on olnud, see pildistamistiil on olnud ka kuskil, ma arvan, see oli 11, tollal oli mitte 12 klassi, vaid 11 klassi. Viimane kursus, Hardi Olmeriga käisime koos Lõuna-Eestis oli sünnipäeval Trabis ja Volmer võttis selle poosi ja siis ma vaatasin, et kurat, röövis kõik show. Ja siis ma olen pulmadel, matustel, igal pool ja sa viskad sinna ette ja siis on nagu, ega siis nagu, pildid on ja mul on nagu kõik pildid on praktiliselt niimoodi kuskil Sydney ooperteatri ees, New Yorgis, Universal Pictures, igal pool. Palun näita seda. Aga sa saad aru, et Kaspar ta ei tahtnud nii palju tegelikult sinust rääkida, nad tahtsid lihtsalt ekraani võimekust näidata. Ära muretses, Ander, meil on sinus ka väga palju pilte, mida me sellel hooajal vaatama hakkame. Aga kõigepealt vaatame üle, mis on järgmine küsimus. Mida tuleb juustule teha, et see oleks tugevama maitsega? Mida seista? Võimalikult kaua, võimalikult vähe külmutatud ruumis. Läheb võib-olla liiga tugevaks, eks isegi mõni öelda. Juust ei ole kunagi liiga tugeva maitsega. Selle võib isegi mürgiseks niimoodi minna, aga see ei tee mürgiseks. See sõltub natukene ajast, kui kaua seda hoiad. Liiga kaua. Ma ütleksin, et see on ebatavalise sellepärast, et see juust ongi lihtsalt, kui sul piim läheb käest ja hoiad seda veits aega, see ongi juust. Sa räägid sellest juustust? Vaata, mina ei ole inimene, kes hakkaks nüüd reeglites näppu niimoodi järgi ajama. No sa ei ole tõesti. Ja pole ma ka võistlusi, aga selle ekraaniga te olete teinud teatava vea. Kui muidu varem küsimus oli mingisugune siuke ümmargune häma, mida Karl ajas, siis nüüd sa oled defineerinud ära küsimuse, mida tuleb juustule teha, et see oleks tugevama maitsega. Väga konkreetne vastus on lasta seista. Ma ütleksin, mitte kõikide juustudega, oreneb tüübist. Lähme vaatame, mis sinine tiim mõtleb. Mingi jõusaali pilet. Teed jõusaali pileti juustule välja või? Siis tuleb tugevam maitse. Jah, mingi jõudu teha, et see kuidagi, ma ei tea. Mul läheb mõte sinna, aga vaata, on tehtud katseid veega, et kui sa räägid talle nagu ilusaid sõnu, siis muutuvad veekristallid ühte. Selle veel on küll räägitud inetusi ainult. Kõlba juurde. Nad said punkti. Meil on 2 variante, et kas juustule tuleb jõusaali pilet välja teha või siis meeldivaid, hellitavaid sõnu peale lugeda. Aga teile, enne kui sa vastad, vahepeal lihtsalt ütlen, meil tuli see loo esimene naljaka mõttega punkt ära. See on tagasi nüüd ametlikult, aga teine on siis, sul on võimalus vihjega võtta. Võtame esimese vihje. Urmas ütles mulle, et ma ütleks teile edasi, et me võtame vihje.
Ma ütleksin, et te olete natukene õigel teel oma mõttekäiguga juba. Et sa pead midagi sellele juustule tegema nagu kõrvaliselt. Mitte laskma tal lihtsalt olla või midagi, sa pead kuidagi... Tegema on seal küsimuses. Teha. See on vorm sõnast tegema. Täpselt nii. See ei ole mingi eriti geniaalne. Vahepeal peab inimestele meelde tuletama seda küsimust. Ja siis vihje on, et sa kasutasid küsimuses sünonüümi. Isegi mitte sünonüümi, teist vormi. Sa pead väga aktiivselt, sa ei saa lasta sellele lihtsalt olla. Sa pead midagi tegema. Lihtsalt aeg, sa pead midagi aktiivselt sellega tegema. Äkki nad panevadki, ma ei tea, siis vee sisse selle või? Tiim Sinine vastuse võlgu. Tiim Teele ja Urmas. Mina arvan, et äkki nad siis mingi loitsu loevad peale või teevad vihma aisu tantsu, tugeva maitse tantsu. See on see, milline see väljendab. Ma ei tea, ma mõtlesin välja selle praegu. Urmas teab kõik Kastma vastused. võib-olla, ei ole või? Kastmekannust väikseks. Kastekannust. Või kastmekannust võib ka olla. Kas kaste või kastme? Mõlemad on valed, aga... Aga Karl, me võtame eelduseks, et see juust ei ole nii-öelda laval juba serveeritud, et me ei turguta teda mingite piprate ega muude asjadega, vaid see on nii-öelda... Sa võtad juustu, lased tal seista. Nii. Tal on juba maitse, aga see, kui ta seisab, sa teed midagi aktiivselt temaga. Sa teed see aeg aktiivselt. Sa peaaegu ütlesid välja, et seistes läheb maitse tugevamaks. Lõhn läheb tugevamaks. Suur osa maitsest ongi lõhn, aga sa teed midagi aktiivselt sellega. Osad teevad seda taimedega ka, lastega arvetakse, kui seda teed, siis ta läheb... Ja, no, ta ei lähe... Pekstakse seda juustu. Lapse maitse ei muutu. Pekstakse juustu. Klovitakse. Ei ole päris see. Seda võib tänapäeval ka lastega teha. See läheb väga tumedale territooriumile siit praegu. Aga liigutada nagu sampust liigutatakse niimoodi, nagu mingid keeratakse. Ta liigutad oma lapsi niimoodi. See on mingi loll vastus, et sa mingi laulad või mingi kuradi lased... Ma ütlesin kiitma. Õige vastus teil ära, muusika. Mängid neile muusikat. Juustule. Juustule, jah. Aga tehniliselt... Mis muusika kõige paremini toimib? Mis sa arvad, kui sa ise vastad sellele, saab punkti? Vaata, see sõja peale tõenäoliselt... Ei tea. Aga mis sa mõtled, mis annaks nagu juustule õige maitse? Oleneb, mis see on õige maitse. Heavy metal. Tugevam on see sõna. Vaata, seal on kirjas tugevam. No tugevam võib olla ka väga erinev maitse, kui me hakkame nüüd nagu sõna närima. Tõenäoliselt jah, mingi niisugune raske, mitte klassikaline muusika. Klassikaline tegi selle mahedamaks maitse. Heavy metal see peab olema. Endistest sportlastest koosnev rock-ansambel nimega Atleet. Oli nunnu. Kuule, praegu läheb juba väga läheb punane tiim eest ära. Te saate pakkuge üks muusikažanr. Roge. Ja üks asi, mis ma pead selle saate kohta teadma, on see, et kui Teelel hakkab halvasti minema, siis Karl hakkab talle lusikaga punkte. Siis käib nüüd, ütle nüüd, kas koer, mitte koer, aga siis Teele ütleb kass, 8 punkti. Aga naistest tulebki hoolitseda. Oh my god. Nii, aga mis te arvate, te panite proge selleks muusikaks, jah? See tähendab seda, et seda meetodit hakati kasutama 70. aastatel, siis progerokki enne ei eksisteerinud. On see tõsi? Juustu ka mitte. See uuring tehti 2000 midagi. See võib olla mingi emo või mingisugune EDM või mis seda on? Mis muusikastiil haiseb kõige jubedamalt sinu meelest? Ei, ükski ei haise. No võt, siis me ei tea vastust. Hip-hop võib-olla äärmisel juhul. Õige vastus! Ma arvan, me praegu me panime nii palju võimalusi andsime vastata. Lähme lihtsalt järgmise küsimuse juurde. Tõepoolest, Karl, sa oled endale augu kaevanud selle küsimuse näitamisega nüüd. Aga näita meile siis juba järgmist küsimust. Ma näitan vastust ka. Näita õige vastus ka ära, et sa ei valetanud. Sellele muusikat mängida. Väga armas. Nii, aga järgmine küsimus. Järgmine küsimus siis on selline. Mida tunnistavad üle 50% pilootidest, et nad on kokpitis teinud? Oh, issand, ma tean seda ja ma ei tea, kuidas selle küsimusega vastata. Ütle nii, nagu on, Mihkel. No, alustame sellest, et cockpit. Tänast öeldi selle kohta flight deck. Öeldakse mingi aga mul tegi cockpit. 2 ideed sealt kokku. Ma pidin järgi vaatama, kuidas seda eesti keeles kirjutatakse. Ja eesti keeles kasutatakse selleks kangemaid sõnu, aga olgu peale. No, teadagi mida. Maganud. Oh, no jah, selle kohta öeldakse ka magama tõepoolest.
Mis teie vastus on magamad või? Mina arvan, et maganud. Ma arvan, et nad tunnist, see peab olema mingi asi, mida sa tunnistad. Ma saan aru, mida Mihkel mõtleb. Ma olen ka sellega nõus. Siis see sõna tekitas mulle ühe pahanduse asja veel, mida nad võivad seal teha. Mis see pahandus on, mida nad võivad? Mina ei julge selliseid sõnu üldse isegi mitte välja öelda, sest ma olen lihtsalt nii korralik tütarlaps. Kas ma paneks Viktoriini siukseid küsimusi? Jah, sa paneks, ma tean sind juba piisavalt kaua. Mina arvan, et nad on tukastanud või maganud. Kodus kirjutasid õige vastus on penetratiivne seks. Me pakume, et nad on ikkagi maganud või tukastanud. Tukastanud? Maganud. See on tegelikult normaalne selles mõttes, et kõik tukastavad. Ma arvan küll, et on. Sellepärast, et ongi 2 tükki, et üks saaks vahepeal natuke tukastada. Magamine on õige vastus. Jee, Urmas! Me teadsime! Teeme aplausi. Mida ülejäänud kuradi 50% mingi 14-tunnise lennu peal teevad? No on ärk veel. Mul on kohe magavast piloodist pilti ka teile. Ei. No näed, ei ole. Super! Aga samas see võib teha veel rohkem haiget, et kui sa ütled, et sa paned minu kohta pildi, mis tuleb please re-upload, paks tünn, punkt. Meele, ma olen sinu poolt olnud. Me oleme väga sõbralikult läbi saanud. Me oleme ühest külast. Me oleme ühest külast ja mitte kuskilt. Ma mõtlesin, et kellele siuke asi saab nalja pakkuda, siis ma kuulsin. Saare näi! Sellepärast ma ju armastan sind No nii. vaadata ekraani pealt naljakates poosides. Kui 50% pilootidest on üles tunnistanud, et on maganud kokpitis, siis mida on 30% neist üles tunnistanud? 30 või? Jah. Seda on 30. Pooled ütlesid, et nad on maganud, tukastanud. Ma arvan, et nad tunnistasid üles, et nad cheatisid oma sellel lõpueksamil. Kokpitis. Kui lennuk oli juba maa poole, kilomeetrine. Ma ei teinud eksamit ka. Aga see on õige hetk, millal seda öelda. Võib-olla nad on läbi selle megafoni valetanud reisijatele, et ma ei tea, kohe kukkuma alla või teinud mingit muud sellist nalja, mis võiks reisijaid rõõmustada. Kui reisijad seda teada saaks, nad ei oleks kindlalt rõõmsad. Jah, seda küll, aga kuna nad saavad hiljem teada, et tegelikult mingit ohtu ei ole, see on tegelikult täitsa tore. Ütleme niimoodi, et see, mis nad teinud on, siis kui nad teaksid, et see on see, mis nad teinud on, siis selle reisijad ei oleks üldse õnnelikud. Nad on wifi välja lülitanud. Nad on tina pannud. Seda võib isegi vist teha. Ei või, aga nad on. Mis asja? See on üle kuradi jurisdiktsiooni seal. Nad on maalt väljast teil. Mere peal võib ka 0,6 olla. Kuradi Soome meremehe seadus. Eks miks mul Mis see võib olla? Tavaline kokpitis vist või? Ei ole või? Saate välja niimoodi sealt sinna kuskile istuma sinna reisijate vahele sööma selle lauakese peale või ei ole? Ei, nad söövad seal selle kokpiti ees, päris ausalt, seal on see gälliks nimetatav asi inglise keeles. Ma olen neid näinud seal söömas ja siis ükski reisija kempsu ei saa samal ajal. See on tõsi, ma ei tea. Ma arvan, et ikkagi piloodid tunduvad olevat sellist tüpaaži mehed, et nad on võib-olla stewardessile ligi ajanud 30%. 30%? Ainult. Ja vot, mehed tunnevad mehi. Karl läheb igas lennukas. Kokpitile. No, sest et ju stewardessid tulevad sinna kokpiti ka ju pakkuma asju. No jah. Võib-olla on kaarte mänginud. See on küll hirmus lugu. Meenutame, et lennuk lendab autopiloodiga kogu tee, et tegelikult neid seal väga vaja ei ole, kui lõpuni aus olla. Kas sind ajaks närvi, kui sa saaks teada, et piloodid on seda teinud? Aga see ongi nüüd see vastus on midagi sellist, mis tõenäoliselt sulle ei meeldiks. No aga siis ikkagi penetratiivne seks. Ma tahtsin just öelda, see on seotud selle eelneva magamisteemaga. Ei ole seotud või? On just seotud selle magamisega. Norskamine siis. Kui nii kõvasti, et sa kuuled rida 21 kuskil taga. See ei olnud siis see vastus? Ei ole, jah? See oli õige vastus. Kas ma peaksin õige vastus ära ütlema? Ma arvan küll, et ütleme õige vastus ära. Õige vastus on see, et kui need 50%, kes magamaid üles ärkasid, siis 30% neist nägid, et nende kaaspiloot ka magas. Aga see on ohutu, nagu ma ütlesin, aga nad lendavad autopiloodiga. Tehniliselt on lennukist võimelised ka maanduma autopiloodiga. Päris ausalt. Ja üks kord on iga lennuk võimalik maandumist tegema. Ahah. Hea lõbus. Hea lõbus.
lõbus, aga võtame neile üks lõbus küsimus. Lõbus või? Jaa, teeme lõbusa. Teeme ühe intriige täis, siukse skandaal. Teeme, seis on 4-2. See, et sa mängid nagu sa valid, ma ju tean sul nüüd kurdi slaidid järjest. Vaata, seda arvasin, meil on tipptehnoloogia. Miks jäi 1964. aastal Briti spioon Poolas kohe vahele? Lange vari lohises järgi. Kas see on... Läks baari ja siis kõik nägid, et 30 või kui pikk see langevari on. 10 meetrit taga oli langevari või? Ta ei võtnud ära. Mulle meelib see lugu Ozzy Osbourne'is, kes läks esimest korda türmi teismelisena, ta oli käinud vargil. Aga ta oli pannud kindad kätte, et varastel oli kindad, aga tuli need kurgimüüja kindad. Meil olid otsad ära lõigatud, see on tõsi lugu muide. Ja ta võeti nende sõrmejälgedega vahele. 64 jäi kohe vahele. Spioon. Kas see on see, mida mingi filmi detailinaga kasutati, et ta tegi näiteks seda mingit numbrit valesti või kas see mingi see... Mõtlen, kui kohe... Sa mõtled see, et see stiil, et näitab nii... Inglourious Basterds oli see, jah. Okay. Poolas. Aktsent võib ka olla selline asi. See võib ka olla, aga seal on tegelikult on mingi pikk lugu, et kuidas Vene Vene spioone eristatakse. Sakslased aru, et Vene spiooniga üks asi oli, kuidas... Et venelased võtsid saapad teistmoodi jalast ära, et nad kuidagi teise jalaga tõmbasid nagu kannas saapad lahti. Ja seal mitu asja oli, mida nagu venelased tegid nagu teistmoodi. Aga ma ei tea, mida britid teevad, ma ei tunne britte nii hästi, aga mingid vene labasusi ilmselt tehaks kohe. Võib-olla nad ei tee, et niimoodi väike näpp oli üleval näiteks. See tähendab, et sul on süüfilis. Ma arvan, et te olete mõneti... Miks sa mitte? Ja siis nad teavad sinu tassi pesta pärast. Ilma süüfiliseta tassi ei pesta. Aga kaks näppu on niimoodi... Mitte kunagi. Aga te olete mõned õigel teel ka. Sellepärast, et see on midagi väga britilik. See oli kohe piiri peal. Saadi aru, et see... Pani tee siis see piima. Piiri peal kohe? Keegi aevastas ja ütles terve plessu. Ei. Mis sa seda... Mõelge, see on, mis oleks isegi Poolas, mille järgi. Ma võin öelda, et ta läks muidu, ta ei saanud isegi oma nii-öelda spionaažiga pihta hakata, sest ta läks kohale. Kuhu? Andis Briti passi. Kogemata vale passi. Ta andis oma õige passi, ta oli saatkonna töötaja, kes pidi hiljem hakkama spioneerima. Aga ta läks seal ametlikult paljuski käisidki, niimoodi konsulaati tööle lihtsalt ja siis kõrvalt sahkermahker on ju. Mis võib olla passis, mis ei... Mis on passis? Just, et mis kohe nähti passi öelda, et nii, siin on tegemist spiooniga kahtlane värk. Nimi? Jah, mis see nimi võiks olla? James Bond. Nimi oli mingi John... Õige vastus. Mida sa ajad, noh? Nimi oli päris James Bond. Aga see ei ole nimi. Panen ühe punkti. Rohkem ei saanud tõesti. Aga räägi meile lugu ära. Tegemist oli siis James Bond, ta ei olnud see James Bond, aga just filmist üldse. Just oli enne tulnud, Dr. No oli just mingi paar aastat enne välja tulnud, kui see härrasmees läks siis spioneerima ja poolakad vaatasid, oota, sama nimi ju, see on ju spioon järelikult. Ja kohe võtsid vahele ja oligi spioon. Et miks nad britid saatsid, see oli nende enda küsimus. Nii. Aga lähme edasi. Lähme raamatute juurde. Me oleme kõik siuksed haritud inimesed, nii laste Sander raamatud. loeb kindlasti iga päev raamatuid. Teile on terav täna. Ei ole, ma ei ütlesin, et ma armastan teda. Nagu ma ütlesin sulle siis võib kohe panna. Oma vahel seda, et ma ei oska lugeda. Nii, aga Maurice Sendaki raamat Seal, kus elavad metsakolid ehk Where the Wild Things Are pidi alguses olema Seal, kus elavad metsikud hobused. Miks ta muutis pealkirja? Kohe ma teile pika küsimuse ka, mis te näete ilmselgelt, meil on formatting on paigas. Kõik toimib. Kõik toimib. Aga see pidi alguses olema Seal, kus elavad metsakolid, pidi alguses olema Seal, kus elavad metsikud hobused. Miks ta muutis pealkirja ära? Aga see on mingi tore ja huvitav vastus või on see? See on täitsa siuke lõbus, ma ütleksin lausa inspireeriv vastus. Aga see, mida peab Karl lõbusaks ja inspireerivaks, on nagu haige. Kui sa pärast vastust kuuled ja meenutad, oota, see pidi positiivne. Ei, see ongi päris positiivne. Ta on tõesti, et see on vahva vastus. Hästi lihtne vastus. Et rohkem müüa seda. Aga võib-olla me jääks stiili juurde ütleks, et me jääme vastuse võlgu. Ma arvan, et ta on isegi, tal tegelikult läheb disainiga veits kokku. Noh. Koll oli huvitav joonistada kogu.
Poll oli huvitavam joonistada kui hobuseid või? See valdkond, illustratsioonid, okei, kaanekujundus, koll, hobused wild võivad things ikkagi vähemalt, are. siis nad ei tahtnud hobuseid panna kaanele. Hobust on väga raske joonistada kusjuures. Tahtsin hobuse nahast hobuse skulptuur on seal arteri taga on väga palju nagu tekitanud sihukest asjataaži. Et see on isegi, ütleme niimoodi, et mõned siin skulptuurid kesklinnas on veitsa poisikid selle kõrval, mis on mingi Tallinnas Amatus ratsamonument, seda pole vist kunagi enne olnud. Et te ei ole näinud seda veel või? Ühesõnaga, et hobust oli liiga raske joonistada. Väga võimas, ütleme, et Tauno Kangro tööd on täiesti poisikesed selle kõrval. No nii, Karl näitab. Aga ta ei laulnud laulu, see on nagu see Jaak Joala skulptuur. Aga mul käis siin kõrvalt õige vastus ära. Hobuseid oli liiga raske joonistada, sai aru, et ta ei oska hobuseid joonistada ja sellepärast muutis ära poole pealt. Tere aplausi! See oli tõesti inspireeriv vastus. See kohe väga inspireeris praegu see vastus tõepoolest. Et sellepärast võtsid disainiga, et... Ma arvan, et see oli küll praegu niimoodi, et kuna selle vastuse kirjutasid praegu sinna juurde, et seda enne ei olnud sul kirjas. Me pidime midagi vaatama ja vaatasime, et sinisel tiimil on häda. Ja. Ega meil see null oli meil päris hea skoor, nüüd oleme ära rikkunud. Aga nüüd on juba 7-3-5, punane tiim juhib 2 punktiga. Lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Küsime midagi lähiminevikust. No nii. Aastast 2012. Mis toidu tegi 2012 aasta Avengersite film populaarseks? Mis toidu? Avengersite film. Nagu kebabi või shawarma. Õige vastus. No, see just kähku. Shawarma. Wow. Ma mõtlesin, et Sander ei mäleta, mis ta isegi eile tegi, aga näed. Sander oligi see, kes seda film vaatamas käis. See oli lõpustseenis, kus nad kõik koos sõid seda, siis see sai populaarseks ja tutvustas rahvale, mis asi. Mis seal nendes kilpkonnades nad sõid? Pitsat alati, jah. Punkt on teile. Nii. 3-7-1 on siis. Aga kas sul on... Aga võib-olla tahate ise mõne küsimuse küsida vahepeal, kuidas teil on? On Urmas sul mingi küsimus, mida tahaksid anda sinisele tiimile? Muidugi on, mitu tükki. Või tähendab punasele tiimile, vabandust. Esimene küsimus kõlaks nii, et kust on pärit mootorraturiired Marsilt? Marsilt? Ja see on õige vastus. Nad saavad punkti. Aga mul on vähem huvitav küsimus. Vähem vaimuks, mul on päris küsimus. Nii. Milline maailma linn on suuruselt teine Poola linn, kui võtta arvesse rahvastik? Ehk millises maailma linnas elab järjekorras teisena kõige rohkem poolakaid? New York. Ei ole õige vastus, aga sa oled väga lähedal. See ongi siis Philadelphia või mingi... Chicago. Miljon poolakat, kujutad sa ette, elab Chicagos. Praegu vist on London üle pannud sellele. Ei, vist ei ole. No vägev. Aga saime jälle uusi asju teada, nii et väga vahva. Minu meelest meil on uued saatejuhtide kandidaadid olemas. Nagu te vahetasite Miikali välja, siis... Ja me võib-olla ei ole lõpetanud. Sorry, guys. Aga teeme midagi lustakat ka vahele, Karl. Ma teen, meil on kiirround. Ma loen teile ette see klassikaline koomiku küsimuste mäng. Ma olen võtnud laulude lüürika ja siis kokkuvõtte sellest teinud. Ja siis ma loen teile kokkuvõtet ja te peate mulle laulu nime ütlema. Esitajaga koos on ideaalne. Ja, see on kiiruse peale. Karl loeb samal ajal, te võite juba hõigata. Need on lihtsalt ideaalne tiim selle jaoks ja see pole võimalik. Ei, mina viimane aasta, kus ma mingid laulu sõnu tean, on 78, nii et ma kardan, et... Õnneks! Nii et kõik on mängus. Kõik on siin attra. Nii et nüüd Karl hakkab ette lugema laulu kokkuvõtet. Ja teie eesmärk on siis ära arvata, mis lauluga tegu on. Kas see on laulu nimi või esitaja? Mõlemad on head, aga kui üks on, see on hästi. Kui sa ühe ära karjud ja see on õige, siis ma küsin, teen pausi ja küsin, et mis laulu nimi või mis esitaja oli su käest. Nii, päikeselisel päeval sõidab peategelane autoga ja annab ainult gaasi. Tema sihtkoht on peaaegu käes ja teda ootab tükike päikesekillust. Ta ootab sihtkohta väga, et saaks seal kohata kaunemaid. Taukar. Ta ületab lausa kiirust, et sinna saada ja miski teda ei peata, sest šalalalala, ta kohtab neid kaunemaid. Smilers. Tema sihtkohaks on Amarillo. Tarmo Pihlap. Õige vastus. Ma mõtlesin loo pealkirja ära. Paneme punase tiimile punkti ka. No paneme ühe punkti. Vaata nüüd, kui ma neile ütlesin Amarillo ette ja nad saavad punkti. Ma teab mida. Aga me pakkusime Tarmo Pihlapi. Nii. Peategelane istub üksi
samal ajal kui teised kõik tema ümber tantsivad. Ursula Heiki. Õige vastus. Uskumatu. Ei, Sander on selles vallas on lihtsalt Seda oskust me õppisime juba eelmine hooaeg. See on natukene muret tekitav oskus, aga... Minu mõnest ka. Nii. Loo peategelane viib sind kohta, kus sa saad lutsukommi lakkuda. Ja sa ei tohi peatada. 50 Cent Candy Shop. Õige vastus. Järjest veidramaks lähevad teemad ja järjest kiiremini ära arvad. Ma olin kindel, et see kiirus on tõesti hirmutav. Ma ei jõudnud veel võlukepinigi. Kus sa tead nüüd hirmsad laule? Kus ma sulan su suus, mitte igatahes. Kus see oli? Kell justkui seisaks, sest töökohas üldse ei taha olla. Koit Toome nädala lõpp. Nagu kogu kollektiiv vabaks saab, siis nad lähevad linna peale jooma ja koju üldsegi ei jõua. See on ju see laul. Tunne justkui, et ta peab ainult elama selleks, et tööd teha ja üldse ei saa nautida midagi. Laulus pannakse Tanel Padar nädala lõpp või? Peaaegu esitajan õige. Laulus pannakse nii palju pidu, et taevakehad lähevad omavahel sassi. Õige vastus. Kuu on päike. Mul on hea vabandus, mul oli laulmine kõige halvem tund 4. Aga kuidas kuulamine oli? Käisid sa üks tunnis ikkagi? No, ei, aga hinded ei saanud. See ei aidanud midagi, et ma käisin. No nii, aga nüüd on viimane. Nii et sinine tiim, pange nüüd kõrvad kikki. Nii, ta jookseks selle nimel otse põrgusse ja tagasi. Ta teeks ükskõik mida ja see pole vale. Ta teeks ükskõik mida, aga seda ta ei teeks. Mõni päev on lihtsalt... Meatloaf, I would do anything for love. Sealt hakkas enne tulema see. AC/DC. Sa ütlesid, okei, sul oli võimalus Meatloaf öelda peale õiget vastust. Aga vähemalt aus. Aga siit tuli õige vastus ära. Sealt tuli õige vastus ära, jaa. Õige on siis I would do anything for love, but I won't do that. Täiesti uskumatu. Mis asi see on, mida ta... Mida ei ole nõus tegema? See on ju lege lugu, et kus ta ei ütle, mis ta tegelikult ei ole nõus tegema. Sealt saab, sest seal on lürikas see osa, kus ta räägib lõpuks selle naisterahvaga, on nagu dialoog ja siis seal ta räägib seda, et naine küsib, et kas sa oled nõus mind armastama ja oled sa nõus mind nagu minust pühamu tegema lausa ja seda ma võin teha lõpuni, aga siis, kui meil see asi läbi saab. Laula, ära hoia tagasi. Sa juba lähed. Aga siis, kui see asi läbi saab, kui see on niisugune suvine flink, kas sa minu pärast oled nõus unustama? Ja siis ta nagu ei, seda ma ei tee kunagi, sind ma kunagi ei unusta. Meatloaf pöörleb praegu avast. See on võimas. Äkki sa tuleks selle laulu niimoodi kuulanud. Seal lõpus on see, jah. Ma kuulan ainult meloodiat sõnades. Ütleme hea, et laud ees praegu on. Ossa, aga me õpime Karli kohta. Muidu nad näeksid sinu pikk poissi. Minu pulga kom... Mõtled hüpos on siis sel juhul. Minul on näiteks väga hea meel, et ma seda pulgakommi laulu kohe ära ei Minul ka on väga hea meel. Aga Sander? Sanderil on hea meel, sest neil on 12 punkti, teil on 3. Sa võidid mu sõber olema. Aga küsime võib-olla sinise tiimi käest ühe sinise küsimuse. Küsime ühe sinise küsimuse. Miks on Facebook sinine? Miks on Facebook sinine? Logo on sinine. Seal on suht logo, aga seal on, kui sa lähed Facebooki sisse ka, siis seal on ka päris palju sinist. Sest see on kõige ligitõmbavam värv või kõige sõbralikum või kõige... Sellepärast, et sinise tiimi värv on sinine. See on puhtalt jällegi disaini küsimus. Miks sa teeksid midagi siniseks? Võib-olla on ta lihtsalt silmale siuke värv, mis kui seda kaua vaatad, seda võib kaua vaadata, et ta ei hakka nagu kuidagi silmaoptikat mõjutama. Sa oled natukene õigel teel, sa oled nagu buss on õige, peatus on vale. Nagu mulle meeldib öelda. Ma arvan, et sa ei aja närvi. Oled sa näinud inimest, kes on Facebookis 2 minutit ja ei lähe närvi? Ma olen näinud kommentaare, kus on mingi Urve Viljandist. Äkki see kuidagi nagu tegelikult sõltuvski rohkem sinise värvi? Urve olen. Ma võin praegu öelda juba nii palju, et te mõlemad mõtlete natuke üle. Et see on seotud siis asutaja. Ta on värvi pime või? Ja ta ei näe mingit teisi värve või? Õige vastus! Uskumatu! Tal on... Minu vanaisa oli ühe värvi, tema läks ka sinise tule all üle teed.
et siis täpsustada, et tal on see punase-rohelise värvimedus ja siis sinine on tema jaoks kõige parem ja lihtsam värv, mida näha, et seda ta nägi alati igalt poolt ära. Aga jah, sellepärast muid värve ta sinna ei pannud. Seletab nii mõndagi muidugi. No võt, aga meil on kohe aeg minna viimase küsimuse juurde. Enne veel seda kiire võib-olla promonurk. Alustasin punasest tiimist. Sander, on sul midagi promoda, midagi rahvale öelda juuni või juulikuus, mida nad peaks tegema? Aga suvetuur tuleb ja mingi, mina ei tea, mine ujuma. Mingi ujuma, väga hea. Mihkel, on midagi, kuidas rahvas saab sinuga kursis olla sinu tegemistega sellel suvel? Mihkelraud.ee kõige lihtsam. Mihkelraud.ee. Nii, Urmas, on sul midagi rahvale öelda? Kuidas nad saavad olla kursis Urmase tegemistega? Minu tegemistega saab kursis olla, et mul on ka siuke nagu lisahobi on, ma olen hästi palju igast plaadikujundusi ja CD-kujundusi teinud, ja näiteks enamus Smilersi plaat on minu kujundatud. Ja nüüd viimane asi, mis ma tegin, oli Saller 6.0, mille piletid tulid müüki eelmine aasta ja ka kontsert on siis järgmine aasta, 19. detsember. Ja see aasta? See aasta, jah. Ja siis oli toredasti inimesed siis ostsid need pileteid eelmine aasta ja kinkisid ja siis vedasime Kihla Salleriga, et lähme vaatame, palju inimesi eelmine aasta, 19. detsembril tuleb sinna Unibet Arena ja tulid, aga kahjuks me ei tea täpselt seda arvu ja tegelikult Saller pidi siis nagu nendele ütlema, et kuulge, väga tore, et tulite, aitäh, aga kontsert on aasta pärast. Aga kuna ta on siiski veel selline artist, keda kutsutakse nagu ka muidu ka kontsertidele, mitte ta ise neid korraldama, siis tal oli samal päeval kontsert Lõuna-Eestis, et me ei saanud kokku lugeda, mitu inimest seal tuli, aga oli küll, jah. Ja 19. detsember, Saku Suur Hall, Saller 6.0. Siin mõni mees vist esineb ka seal, ma kuutan. Sandril on vist äkki... Ma pidin minema. Sander hakkab kõrval neid lugusid tõlkima. Arvama ära, mis laul tuleb. Just. Esimeses ära. Ja siis rõõmustav on seda. Teile, mis sul rahvale öelda on? Mul ei ole midagi Erko öelda, lihtsalt ma arvan kõige rohkem saab kursis olla Instagramis, sinna ma postitan kõige rohkem. Täpselt nii. Aga nüüd... Sander blokkis ma, aga muidu teised on kõik oodatud. Aga Karl, mis on meil saate viimane küsimus? Saate viimane küsimus. No nii. 2019. aastal käisid Vancouveris inimesed ringi kottidega, millel oli piinlikud kirjad peal. Miks olid kirjad kottidele pandud? Kilekotid on siis täpsemalt. Meil on pikad küsimused kõiki maugi. Piinlikud kirjad. Jah, piinlikud kirjad. Taust on vastupidi, kui sa lähed piinlikusse poodi, siis on sus kauma mustas kotis, kus ei ole ühtegi kirja peal. Mis viitaks sellele piinlikus kaupluses käisin või? Nii piinlik. Ja mis ma ostsin või? Jah, et kust jookseb see joon, et musta kotti tuleb panna? Kuidas viisakalt või niimoodi korrektselt sellele vastata? Ütleme niimoodi, et sinna kauplusesse päris nagu mudilast kaasa ei võtaks. Okei. See on see kauplus, kus sulle pannakse musta kotti kraam. Kontoritarvete pood. No midagi üsna lähedal, jaa. Tarbed läksid täppi. Võin öelda, et üks kirjadest, mis koti peal oligi täiskasvanud poes käisin just. Ahaa. Aga tegelikult oli leib sees või? Ei, sest ma olen rääkinud ka seda, mul füüsikaõpetaja rääkis kunagi siukse loo, et tal olid kuuris, olid puud, on ju. Ja siis mingid lapsed käisid, kirjutasid paha sõna kuuri seina peale, aga kuuris sees olid ikka puud. Kas see oli mingi kampaania või? See oli üks kampaania küll. Kampaania, piinlikud kirjad. Üks teine kiri, mis seal peal oli. Aga lähme uuesti korra sinisiimi juurde ka küsimus uuesti. Küsin uuesti. 2019. aastal käisid Vancouveris inimesed ringi kottidega, millel oli piinlikud kirjad peal. Miks olid kirjad kottidele pandud? Küsimusi miks, mitte mis? Miks, jah. Mis need olid? Üks oli see näiteks, et käisin just täiskasvanud poes. Üks oli see, et mul on pepuhädad. See oli praegu niisama või? Üks oli ka see, et mul on mädavillid. Taas kord niisama info Karli kohta. Aga miks see võiks olla? No kindlasti oli sellel mingi hea põhjus, et ma ei tea, häbi lõhustada või mingitele teemadele tuua rohkem tähelepanu, mida inimesed ei julge muidu avaldada. Aga mis sa paneksid tegema, kui see koti peal kirjas on? Kilekoti peal. Ma näen inimest või? Sellise kotiga? Kui sa näed, sul on see kilekoti valik on sul. Just. Paberkotte populariseerida või mingid korduvkasutatavaid neid tehti kilekotide rõvedaks, et sa ei tahaks seda poest kaasa. 2019 juba. On õige vastus. No näed. Daamid ja härrad. Lisainfoks ka. Paneme viimase punkti ära. Lisainfoks siis see kampaania kukkus läbi.
Sest ne sai ülipopulaarseks, ta tellis ainult 1000 kotti ja maksis 5 senti ja kohe osteti ära. Kõik tahtsid neid kotti. Karta on, ma ei tahaks endale kotti, mul on Pepu häda. Ja selle lausega lõpetamegi tänase saate. Daamid ja härrad, me tänase saate on võitnud Punane tiim! Nii et suur-suur, et vaatasite. Muidugi pange like ja subscribe videotele ka, et need leviksid kaugemal. Aga nüüd teeme suure aplausi me saate osalised. Kõigepealt sinine tiim. Urmas Vilman, Teele Viira. Meie punane võidutiim. Sander Õigus, Mihkel Raud. Küsimuste meister Karl-Alari Varma. Mina ning Kaspar Rikkermille, aitäh, et vaatasite. Haater.